Täna saates 4. oktoobril tähistati rahvusvahelist loomakaitsepäeva. Tänase keskkonnanädala teemad ongi valdavalt loomakesksed. Tutvume loomade hoiupaigaga, Eesti Loomakaitse Selts alustas kampaaniaga Heategu loomadele ja Eesti Loomakaitse Liidu esimees Heiki Valner räägib, kuidas osaühing Karamira loomade varjupaiku abistades neile toitu annetas. Keskkonnaministeerium ootab nominente konkursile aasta keskkonnategu 2010. See on Mõmmik. Viljandi varjupaigas elas ta üle 1,5 aasta, sest mitte keegi ei soovinud vahvat kutsat endale. Mõmmikut nimelt peeti väga inetuks koeraks. Lisaks oli ta ka veidi tõbine. Lõpuks aga õnn siiski naeratas ja üks tore Tallinna pere otsustas heasüdamlikule koerale kodusoojust ja armastust pakkuda. Seaduse järgi koduloomad omapäi hulkuda ei tohi. Suured koerad võivad ohustada inimesi ja eelkõige just nii-öelda inimeste kaitseks nad varjupaika toimetataksegi. 2 nädala varjupaiga kulud peab seaduse järgi kinni maksma kohalik omavalitsus. Siis võib looma hukata. Varjupaiga töötajad seda enamasti tegema ei kipu ja vajavad annetajate abi. Õnneks pole lahked inimesed ja firmad masu kiuste Eestimaalt kuhugi kadunud. Miks just sügisel me soovime annetada loomatoitu? Sellepärast just, et need suvised loomad, kelle inimesed on võtnud endale suvilasse lemmikuteks, jätavad tihtilugu nad sinna suvilasse ise tagasi linna korterisse kolides. Ja siis tekibki varjupaikades selline ülekoormus ja neil ei ole neile võib-olla midagi süüa anda. Lemmikloomatoitu müüv osaühing Karamira ja Eestimaa Loomakaitse Liit sõlmisid loomakaitsepäeval koostööleppe. Lepingu kohaselt annab Karamira loomakaitsjatele järgmise aasta jooksul üle tervelt 2000 kilogrammi kvaliteetset lemmikloomatoitu. Aga ma tõesti ei tea, mis toimub nende inimeste peas, kes lihtsalt täiesti julma südamega jätavad oma lemmikud siis saatuse hooleks. Olete muidu ise ka kõik loomaomanikud, loomasõbrad? Ja loomulikult on meil kodus koerad, kassid, mõnel on isegi närilised, ühel inimesel on meil isegi putukad, igasugused tarantlid, mida kõike tal seal kodus ei ole. Et jah, tegelikult me oleme väga suured loomasõbrad ja kõike seda, mida me siin müüme, annetame, kingime, et kõike seda söövad ka meie enda lemmikloomad. No mis loom teil kodus on? Minul on Shetlandi lambakoer, Shelti, hästi ilus, siuke pisike kikis kõrvadega, mitte nii väga tõununnustega. No elu ilma temata oleks päris kurb. Loomulikult lähed koju, vaatad siis, ütleme ka niimoodi, et kui on olnud üpris raske päev, lähed koju ja kes sul ikka alati kõige suurema rõõmuga vastu tuleb, on see samane väike kutsake. 2 tonni loomatoitu on ikka väga palju. Mida Loomakaitse Liidu rahvas sellega edasi teha kavatseb? No Loomakaitse Liit on kindlasti äärmiselt tänulik kõigile nendele, kes aitavad meie varjupaiku. Eestis on hulkuvaid loomi, koduta loomi hästi palju ja tuleb pidevalt juurde. Alles eelmisel esmaspäeval siit samast puuküljest leidsime koera, kes oli nööriga kinni seotud. Emane koer, ilus mustvalge koer, song kõhu all, mis vajab opereerimist. Kas siis nüüd sellepärast oli ta välja visatud või mingil muul põhjusel, seda me ei oska praegu öelda, aga neid koeri on üle Eestimaa hästi palju, keda jäetakse niimoodi maha. Loomakaitsepäev kuulutati esimest korda välja 1931. aastal Itaalias Firenzes loomakaitsekonverentsil. Antud kuupäev valiti, et mälestada kõigi elusolendite pühakut Assisi Franciscust, kes suri 4. oktoobril 1226. aastal. Vaikselt nutta nurgast ilu. Pitsikene nukke koer. Need koerad ei olegi enam kurvad. Tallinna külje all tegutsev loomade hoiupaik on sisse viinud juba tulemusi andma uuenduse. Nimelt hakkasid nad kõiki varjupaiga loomi kastreerima ja steriliseerima. Samuti saavad kõik loomad kiibistatud ja registrisse kantud. Nii on tekkinud rohkem inimesi, kes soovivad endale just varjupaigast looma võtta.
praegu varjupaigast ei saa välja minna ükski loom, kes ei ole opereeritud. See tähendab ja koer, ja kass, ja emane ja isane, kõik on opereeritud kiiviga, kompleksvaktsiiniga. Ja ühesõnaga, kui inimene tuleb siia ja mõtleb loomast, siis ta saab endale valmis loom. Absoluutselt. Ja kõik vaktsiinid ja asjad värgid on vaja teha alles järgmine aasta. Võib-olla see on ka niisugune mõjuv põhjus, miks nad võtavad rohkem loomi. Ja üldiselt see on meie ka väga hea meel, sest et meie töö ongi otse suunatud sellele, et inimesed võtavad loomi varjupaigast. Ja selle jaoks me teemegi kõik võimalik, et nad saavad endale tore koolitatud terve loom. Hoiupaiga juhataja on optimistlik, sest loomi võetakse kodudesse suhteliselt hästi. Probleeme põhjustavad vaid loomad, kes on väga agressiivsed ja keda ei saa kodustada. Need ja ka väga vanad loomad pannakse magama. Juhataja sõnul on iga päev 100 teadet hulkuvate loomade kohta. Hoiupaika tuuakse koer ja paar kassi päevas. Kohe saabub ka talveprobleem, kus suure lumega koerad üle aia hüppavad. Ma palun kõiki inimesi talveks, kui teil ei ole kiibi, siis vähemalt pange siia mingisugune kapsel oma andmetega, sest et kui koer satub siia, siis me saame teile vähemalt looma tagastada. Ja seepärast, et vähemalt varustage oma loomi nende kapslitega, kus me näeme teie andmeid, kuhu me saame siis helistada. Kõige enam satub loomi hoiupaika Tallinna ja selle lähiümbrusest. Tallinna linnal on MTÜ Loomade hoiupaigaga leping, kus linn rahastab 14 päeva iga hoiupaika sattunud loomakulud. Probleem on põhiliselt kassidega. Nemad on siis need omanikuta loomad, kes on tänaval sündinud, elavad seal tänaval. Koertega on see natuke teistsugune probleem. Koerad põhiasjalikult, keda püütakse, on omanikuga lihtsalt ketist lahti tõmmanud, üle aia hüppanud, sest inimesed koera pidamisest veel nii palju võib-olla ei tea või taha teada või peavad oma loomi valesti ja sellepärast satuvad need loomad hoiupaika. Tiiu Maandi sõnul tuleb linnas kahjuks hulkuvaid koeri aina juurde ja just sotsiaalsete probleemidega piirkondadest. Hulkuvaid koeri tuleb juurde, neid koeri, kes on probleemsed koerad, tuleb juurde sellistest rajoonidest, kus on elanikel endal ka probleeme oma eluga. Et linn saab ainult tagajärgedega võidelda põhiasjalikult, mis puudutab neid inimesi, kes elavad asotsiaalset elu või elavad mingites mahajäädud majades ja nende lemmikloomad üldjuhul ei ole hooldatud, neid ei hoita rihma otsas kuskil siseruumis, vaid need käivad omapäi ringi mööda linna ja kuni meil on sotsiaalprobleemid inimestega, siis me ei ole loota, et see nii päeval lõppeks see koerte probleem ka. Varjupaika sattuvad loomad tänavalt, kuid on ka juhtumeid, kus loomad lihtsalt hoiupaiga väravasse jäetakse. Sellelgi päeval hüljati imearmsad kutsikad. Metsa vahele viisatud kutsikad, vot värske näide, palun. Inimesed ei viitsinud nendega tegeleda ja viisasid meie värava ette. Vot just, palun. Kes tahab endale koera? Issand jumal, aga nad on nii nunnud. Ja, no, issand, kui tore. Ja, sina oled nii ilus. Näitame korra. Tule. No vaadake. No. Üks poiss ja 4 tüdrukut. Kõige suurem on meil poiss, vaadake. Aga jumal tänatud, et praegu on veel sooja ilm. Mõned inimesed viskavad nagu talvel -20, seovad sinna värava külge. Kujutage ette mingi siledakarvaline koer ja istub terve öö vastu. Ja mõnikord nad võivad lihtsalt ennast külmetama surnuks. No see ei ole ju normaalne. Et sääraseid juhtumeid vähem oleks, peab loomi steriliseerima. Loomade hoiupaik pakub soodustingimustel steriliseerimist kuni novembri lõpuni kõikidele koertele ja kassiomanikele olenemata elukohast. Ka need kutsikad saavad kiibistatud ja vaktsineeritud. Ka need kutsikad ootavad uut kodu. Mu kiisuke on väike, ta silmapaar kui päike, on säädel emas räige, ta karvakera sees, ta oskab lüüa nurru ja mängib minuga, ta pühib oma vurru ja laulab ka. Ka need kassid ootavad uut kodu. Kas te tunnete ära looma, kes on õnnetu ja kes on rõõmus ja on loomadel emotsioon ja räägivad nad teiega? Absoluutselt. Ja ma ütlen, et kogu aeg, et loomad võivad olla solvunud
ja seda ma näen siin iga päev. Loomad võivad olla depressioonis, nad igatsevad, siis mingi päev nad on rõõmus. Ja kui te olete siin loomade vahel iga päev, siis te näete seda täielikult. Inimesed võivad mõelda, mida tahavad, aga ma ütlen, et loomakeel on selline hea asi, et nad räägivad kõike. Loomade ja nende probleemidega tegelevad Eestis veel Eesti Loomakaitse Liit ja MTÜ Eesti Loomakaitse Selts. Seltsil on ligikaudu 500 liiget üle Eesti. Kõige suurem probleem, millega me kokku puutume, on tegelikult see, et meile kuu jooksul laekub circa 330 murekõnet ja e-mailile samamoodi. Ja enamik probleeme on siiski hulkuvad loomad ja väärkoheldud loomad. Teeme väga suurt koostööd siis järelevalveasutustega, nii politsei kui Veterinaar- ja Toiduametiga. Veterinaar- ja Toiduametil on tegelikult kohustus ja õigus kontrollida loomapidamise tingimusi ja teha vastavaid ettekirjutusi, võõrandada vajadusel loom. Selline õigus tegelikult seltsil juriidiliselt kahjuks puudub. Esmakordselt korraldab Eesti Loomakaitse Selts kogu oktoobrikuu vältava kampaania Hea tegu loomadele. Sellega tähistatakse ülemaailmset loomade päeva. Kutsume inimesi tegema ühe heateo loomadele. Olgu see siis annetus, olgu see loomasõbralik tarbimine ja siinkohal soovime ka üles kutsuda inimesi, et kui nad on mõne loomasõbraliku teoga hakkama saanud, siis kindlasti nad kirjutaksid meile. Ja läbi selle saame ka avalikustada selliseid ilusaid ja positiivseid lugusid, sest paraku meediasse ja avalikkuse ette jõuavad väga võikad juhtumid. Selliseid ekstreemseid juhtumeid loomadega oleks kindlasti palju vähem, kui Eesti loomapidamisseadusandlus oleks täielikum ja neid ka täidetaks. Eesti Looduskaitse Liidu juhataja Heiki Valner on arvamusel, et praegune süsteem ei taga edu. Meil on olemas väga hea seadusandlus ja just kui kõik toimiks, aga samas see seadus ei ole rakendunud. Ja eks see on selline arupidamiste koht, et kui praegu nüüd küsida kohe minu käest otse, et mida kõike peaks nii väga palju muutma, et ilmselt järelevalve on üks, mida peaks tegema ja minu kindel nägemus on see, et tuleb rohkem rakendada kolmandat sektorit, on ju olemas inimesed, kes tahaksid seda tööd teha, nende palkamine oleks ka tuntavalt odavam, sellepärast et Põllumajandusministeerium on läinud liigipõhiste eeskirjade kehtestamise peale ja selleks, et mõõta, kui pikk on koerakett või mis on kassipuuri ruumala, ei ole vaja kõrgemat veterinaarset haridust. Et kolmandat sektorit välja koolitada, need tööle panna ja tulemus muutub kohe kiiresti. Mis meil üldine olukord on? Te olete nagu rohkem ringi käinud võib-olla ja näinud, et kas olukord on hull või muudame lihtsalt olukorda natuke paremaks? No ega see võrreldes lõunamaadega võib-olla oleneb millega võrrelda. Võrreldes Skandinaaviaga on ta ju kindlasti hull. Võrreldes lõunamaadega või veel kaugemate kohtadega on ta ju meil päris hea, et luhtumine Soomedesse on, aga ütleme loomapidamiskultuur, lemmikloomapidamiskultuur on madal, loomi võetakse, jäetakse nagu telliseid, ei arvestata nende vajadustega ja see on selle nimel, et see kõik muutuks, tuleb kogu aeg tööd teha. Ka Tallinna linnas oleks hulkuvaid loomi palju vähem, kui seadusandlust rangemaks muuta. Riik võiks võtta vastu otsuse, et kõik levinumad lemmikloomad, siis põhiliselt kassid, koerad, peaksid olema kiibistatud. Praegu on see pädevus antud omavalitsusele. Omavalitsus võib kehtestada registreerimise kohustuse, aga üldjuhul omavalitsus seda ei tee, seepärast, et see nõuab nii omavalitsuselt kui ka elanikelt, siis koera ja kassi omanikelt väljaminekuid. Ja Tallinnas praegu on koerte kiibistamise registreerimise kohustus, kuna vahendeid selleks ei ole antud, siis kasside registreerimist praegu ei ole. Oleks see kohustus riiklik, oleks ka vahendid riigi poolt tagatud, nii et seda oleks vaja. Ka Larissa Koosõreva ütleb, et Soomes, Inglismaal ja Saksamaal on loomapidamistingimused rangelt reguleeritud. Looma omanikuks ei saa igaüks. Inimene peab tõestama, et on suuteline looma eest hoolitsema. Ma pooldan täielikult näiteks kindlustus koertele, et kõik koerad peavad olema kindlustatud ja pooldan seda ka, et inimesed peavad kas või, ma ei tea, maksud maksma või midagi sellist, et vähemalt vähem loomi satub tänavale. Oravatel täna toimub häge hüppamise võistlus. Meil siin
ja selja taga ja hüppab kogu aeg orav. nii, kas seda saab ka koju võtta või? Ei, seda koju me ei anna, see on meie lemmik oravake. Üks vana ema tõi meile seda orava ja ütles, et ta sai liiga kassi käest. Ja ühesõnaga me ravisime ta terveks, toitsime teda, kui ta oli hästi väike, siukene lutipudel, see nimetaks eesti keeles. Ja vot sellega terve kuu sai ta piima ja ühesõnaga nüüd näegi, kui suur nüüd ta on kasvanud aga kahjuks nagu ta ei saa enam elada nagu vabalt. Ta ei oska nagu pähkleid varustada, sest et tema ema on nii-öelda... Tema ema olete teie? Jah, vist aga ma ei ole tema ema. Ma ei oska nagu talle näidata, kuidas pähkleid varustada. Ja ühesõnaga seepärast, aga iga päev ta meil jookseb siin vabalt nagu kabinetis ja mängib kassiga koos ja nad on head sõbrad ausalt öeldes. See on niisugune huvitav asi, ma ei tea. Nad mängivad ja nad saavad teineteist aru, no orav ja kass, vot saage aru ja see on ju niisugune huvitav asi. Stressiosakonna juhataja. No, kui teete mingisugune stress, sa ei tea vapši, no siin on iga päev midagi juhtub ja nii edasi, siis võtad kätte, ta nurrub kõvasti ja kohe hea meel, näe, tal on kõik korras elus, tead, teda armastatakse, antakse süüa, mängitakse temaga. Ma tahaks olla kass mõnikord. Sellest, et aasta lõpp hakkab lähenema, annab aimu ka see, et Keskkonnaministeerium asub jagama aasta keskkonnateo preemiaid. Alanud on nominentide nimetamine konkursile aasta keskkonnategu. Osaleda saab 3 kategoorias: aasta keskkonnategu, aasta keskkonnateokene ja aasta keskkonnategija. Need 3 kategooriat on väga oluline, et keskkonnategija, sinna saavad siis nagu kandideerida absoluutselt kõik, kas siis lihtsalt inimesed, kas siis inimeste mingisugused kooslused, ka lasteaiad näiteks või siis mingid MTÜ-d või lihtsalt inimesed ühest paraadnast, ütleme niimoodi, ühest majast. Eriti oodatud on ettepanekud, kus mõne uudse tehnoloogia või lahenduse läbi on saanud võimalikuks keskkonna parem hoidmine või saastamise vähendamine või reostuse likvideerimine. Aasta teo kandideerimisele peab tegu vastama mitmetele parameetritele. Ta peab olema unikaalne, ta peab olema originaalne. Tema mõju peaks olema selline, mis läheb nagu nendest inimestest, kes seda viisid läbi, et nende inimeste nagu raamides läheb välja. Et isegi näiteks siis, kui ütleme mingisuguses väikeses külas näiteks grupp lapsi ühe täiskasvanu juhendamisel tegid sellise teo, millest räägib mitte ainult see küla, vaid näiteks terve vald, et see on juba unikaalne, originaalne asi. Või siis näiteks mõni ettevõte pakub turule kas teenuse või siis toote, mille nutikus ja mille innovatiivsus on selline, et sellest hakkab rääkima mitte ainult Eesti, vaid võib-olla Euroopa ja maailm. Keskkonnateokese auhinnale saavad kandideerida laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks mõeldud projektid. Keskkonnateolt oodatakse ulatusliku keskkonnamõju avaldanud projekte. Keskkonnategus, see on selline inimlik ja kõike haarav ja ka kõiki hõlmav auhind. Näiteks mul oli isiklikult eelmine aasta väga hea meel ühe konkursandi osas. See oli see aktsioon, kus Lasnamäel inimesed lihtsalt ühest majast tulid välja ja hakkasid puid istutama. Tore, lihtne, aga sellest räägiti igal pool, kõik inimesed märkasid ja keegi tegi ka võib-olla järgi. Konkursil osalemise ankeedid saab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. Ankeedide viimane esitamise tähtpäev on 28. oktoober. Keskkonnaministeerium soovib tunnustada ka noori looduskaitsjaid vastava märgiga. Kandidaatide esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. oktoober 2011.